Stardipauk sellele arutelule, kui nii võib tõlgendada ja mitte ainult tõlgendada, vaid sellise pealkirja all ilmus ka artikkel Noorte Hääles, mida ma juba nimetasin, 28. veebruaril. Ja seltsimees Aare allkirjaga on seal sellised lõigud, mida ma lubaksin veel kord meelde tuletada. Ma palun siin, nagu öeldakse, aru saada muidugi dialektilisest tähenemisest, kuigi mina võtsin välja sealt üksikud lõiked, kuid need lõiked kahjuks on häälestanud paljusid desinformeerivalt. Esimene lõige. Senine elu on näidanud, et ega sellest mineraalväetistest küll suurt kasu pole, et selle nimel hakata väikest Eestit suures osas elamiskõlbatuks muutma. Kommentaar on liigne. Kellele see pööratud on või kuhu pöördutakse? Ma nimetasin teile Kabala mõõtmeid 40 ruutkilomeetrit. See ei ole muidugi nagu öeldakse, kreedo, mis võiks või peaks olema. Teiseks, ma luban ka meelde tuletada, on paraku jäänud mulje, et globaalprobleemide juhul, millega praegusel juhul kahtlemata tegemist on, kui me juba seda Kabalat nimetame globaalprobleemiks, mida siis mõtleb seltsimees Savisaar oma raamatus, kes minu arust kirjutas väga hea raamatu globaalprobleemidest ja seda tasuks lugeda igalühel meist. Ning kolmas moment. Täiesti võimalik, et elanikkonna tegelik suurenemine ulatub 30 kuni 40 000 inimeseni. Ma ei kujuta ette, kust võiks sellise väikese kaevanduse jaoks nii palju elanikke kokku ajada, kui meil isegi praegu Maardus nii palju ei ela. Seda enam, et meil on sulgemisel, nagu te teate, maavarude lõppemise tõttu Kiviõli kaevandus. Meil lõpetab töö Maardu kaevandus ja meie arvestuste kohaselt kindlustab nende kahe kaevanduse rahva ühendamine selle evitamiseks täiel määral kogu inimkontingendi vajaduse, mis meil oleks vaja, ja mitte ainult, vaid ka spetsialistide vajaduse, mis meil oleks vaja selle maardla evitamiseks. Sellepärast arvud jällegi pakutuna välja, nagu öeldakse, nii kergekäeliselt, desinformeerivad elanikkonda, mitte aga ei süvenda. Ma usun, et selline, nagu öeldakse, teataval määral, ma ei tahaks uskuda, et see oleks tahtlikult välja pakutud sellised hirmutamise momendid, kuid iseendast nad on välja viinud selleni, et hakatud korjama allkirju, petitsioone ja kõike muid, eriti meie noorte seas, kuivõrd Noorte Hääl on noorte ajal. Ja Noorte Hääle suhtes me olime sunnitud ka viimasel pleenumil ütlema oma kindla seisukoha. Me toetame igati kõike ajakirjanikke, kes vastates oma eetikanõuetele valgustavad, avalikustavad kõiki meie probleeme. Kuid mitte nii, nagu negatiivse näite tõi Noorte Hääle tööst viimasel pleenumil seltsimees Vaino. Väga head artiklid samal ajal ilmusid seltsimees akadeemik Veidermaa sulgedest, alates edasist 5. kuupäeval, Rahvahääles 15. kuupäeval, ka tänane artikkel, seltsimees Reinsalu artikkel Kohtla-Järve ja Rakvere ajalehes. Ma usun, et meil on ka selles suhtes väga häid ja peamine orientatsioon peaks olema neile. Ja lõpetada ma tahaksin seltsimees Uti sõnadega, kuivõrd ma teda väga austan ja näen ka siin kaamera ees istumas, kes kirjutas 27. kuupäeval Sirbis ja Vasaras. Erakordselt komplitseeritud probleemide puhul ei aita ühe, kas või kõige kvalifitseerituma inimese teadmistest ja jõust ja peaks täiesti konfliktivabalt kokku sobima veendunud lootusega kollektiivsele, intellektuaalsele potentsiaalile, mis osatõdede liitmise ja sünteesimise teel leiab lahendusega kõige keerukamatele võrranditele. Toimigem niimoodi. Ja nüüd vastused. Noorte Hääl. Missugusest tootmistasemest alates on mõtet anda põllumajandusele täiendav kogus mineraalväetisi? Ma usun, et te nõustute, et ma juba sissejuhatavalt vastasin ja ei kordaks
seda küsimust. Teine. Kas poleks mõtet sõnnikumajandus ükskord ja lõplikult korda teha põhimõttel, et väetada tuleb taime, mitte mulda? Sest põllud vajavad ju mitte kahtlase kvaliteediga läga, mida meil mõnikord sõnnikuks tahetakse ristida, vaid tõelist mulla tootmisvõimet taastavat ja arendavat sõnnikut. Ma olen täielikult nõus noorte hääle küsimusega selles suhtes ja seepärast on ka ette nähtud käesoleval 5 aastakul terve, kui nii võiks öelda, sõnniku kasutamise programm, alates uute sõnnikuhoidlate ehitamisest, nende põldude väetamisest ja kogu sõnniku ärakasutamisest kuni 14 miljoni tonni ulatuses. Kui ma juba toonitasin, et sõnnik ei asenda mineraalväetisi, ta tõstab huumust ja põlluviljakust oma kindlas osas. Kui tema proportsioon toiteelementide andmisel, nii fosfori kui kaaliumi, kui lämmastiku osas on toodud Eesti entsüklopeedias ja ma ei tahaks neid nullidega algavaid arve protsentide suhtes sealt hakata üles lugema. Kirjanike liit, seltsimees Peekman. Esinedes 25. veebruaril 87 Eesti televisioonis teatas üleliidulise riikliku mäekeemia tootmiskoondise ülem Jüri Jampol 2 fosforiidikaevanduse projekteerimisest Toolse ja Rakvere piirkonda eesmärgiga alustada kaevanduse ehitamist 92. aastal, kusjuures Toolses kaevandatakse karjäärimeetodil. No mida ma võiksin öelda? Kui seltsimees Jampol avaldas oma isiklikku seisukohta, no ma ei saa ju keelda temal mõtlemast nii, nagu tema arvab. Kuid on olemas riiklik seisukoht ja riiklik seisukoht, ma nimetasin, on alla kirjutatud dokumendis, mis kannab aastaarvu aastat 1983 ja keegi seda ümber vaadanud ei ole. Teine küsimuste ring, seltsimees Peekman. Projekteerimisel ei tehta uurimisi niisuguste meetodite väljatöötamiseks, mis võimaldaksid vältida tektonöömakilda ise süttimisest kaevandamisel Toolse piirkonnas, Toolse langeb ära ja küsimus ka ära, nagu ei tehta ka uurimisi põllumajanduslikuks tootmiseks hädavajaliku veerežiimi säilitamisvõimaluste leidmiseks Kapala piirkonnas. Sellele ma paluksin vastata seltsimees Mustjõe. Palume siis Mustjõe. Jah, mis puutub põllumajandusele vajaliku veerežiimi, siis tuleb arvestada sellega, et Kapala kaevandus, kui ta tuleb rajamisele, siis ta mõjustab põhjavee tasemeid. Tähendab, põhjavee tasemed langevad allapoole, madalamale. Põllumajanduse tarbeks aga on meil tegemist valdavalt pinnasevettega, sest juba looduslikul kujul põhjavesi Pandivere kõrgustikul ja tema nõlvadel asub sügavusel umbes 5 kuni 20 meetrini. Järelikult põhjavesi taimestiku arengus olulist osa ei mängi. Seda oluline osa taimestiku arengus on pinnaseveel, tähendab see, mis pidevalt täieneb atmosfääri sademete mõjul ja siin on pika aja vältel olnud põllumajandus kindlustatud vajalike veehulkadega, mis on tarvis ja jääb ka edaspidi kindlustatuks. Kõik, aitäh. Siin on ka küsimus veel. Konkreetselt on välja töötamata meetodid kaevandite täitmiseks tarduvsegudega. Ma paluksin akadeemik Veidermaa vastata seda. Selleks, et säilitada lage ja vältida maapinna deformeerumist, on meie nõudeks, et kaevanduses tuleb kasutada tehistervikuid. On võimalik 2 varianti nende tehistervikute valmistamisel. Ühest küljest kasutades sideainena tsementi ja täiteainena fosforiidirikastusjäätmeid. Teisest küljest on tehtud ettepanekuid, et kasutada sideainena põlevkivituhka. Need meetodid lähevad muidugi kalliks, kuid nähtavasti kindlat muud alternatiivset varianti ei ole. Tuleb edaspidi ja kiiresti kompleksselt uurida nende meetodite rakendamisi kõiki aspekte, tehnilisi, ökoloogilisi ja majanduslikke aspekte. Nii, aitäh.
Kolmas küsimuste ring, kui nii võiks öelda. Tegemist on tüüpiliselt ametkondliku hoiakuga, ignoreeritakse vajadus põlevkivivarude samaaegseks kompleksseks kasutusele võtuks Rakvere-Kabala piirkonnas. Mina seaksin selle küsimuse püstitamise kahtluse alla. Kompleksilt jaa, kuid samaaegselt miks? Ja me ei oska sellele tänaseks vastust ka veel anda. Kas on seda vaja? Need küsimuse püstitada võib, aga vastata, nagu öeldakse, sellele sellisel kujul ei saa. Diaktonüümakilda põlemisega vältimatult kaasnevat ümbritseva keskkonna keemilist ja radioaktiivset saastumist Toolse piirkonnas. Ma ütlesin, küsimus on maha võetud, jällegi kõigile teada. Edasi. Rakvere-Kabala piirkonna põllumajanduskõlvikute säilitamiseks ei ole välja töötatud konkreetseid abinõusid. Ma paluksin siin võib-olla on midagi lisada seltsimees Mustjõel juba eelmisele vastusele? Võib-olla natuke lisaksin. Ühesõnaga Kabala fosforiitide või fosforiidikihi paksus on keskmiselt 7,5 meetrit, maksimaalselt ulatub kuni 12 meetrini. Kui sellist fosforiiti kaevandada tavaliste meetoditega, kus toimub lae varistamine, siis sel juhul maapinna vajumine või varisemine võiks ulatuda kuni 6 meetrini. See muidugi välistaks täieliku piirkonna põllumajandusliku ja praktiliselt igasuguse muu kasutamise. Järelikult seda lubada ei tohi ja ainsaks võimaluseks jääb kaevandamine välja töötatud alade täieliku täitmisega ja täitmisega kalgastuva seguga. Ta läheb küll kalliks, aga midagi ei ole teha, niiviisi tuleb toimida. Aitäh. Edasi. Sajus Korhimprommi niisugune ebaterve praktika kõneleb nimetatud ametkonna soovimatuses korraldada ümber oma töö NLKP 27. kongressi otsuste vaimus ning on järsus vasturääkivuses ülesannetega, mille andis meie vabariigi ette NLKP peasekretär Gorbatšov. Olen täielikult nõus, kuid selle jutuajamise juurest, millest ma nimetasin, mineraalväetiste ministeeriumi juhtkonna juures möödunud neljapäeval viibis ka selle samase koondise asedirektor, kes kuulis pealt kogu meie jutuajamist ja oli absoluutselt solidaarne seisukohtadega, mida väljendas seltsimees Koževnikov kui ministri asetäitja vahetu kuraator Eesti fosforiidi osas. Eesti NSV Kirjanike Liit on kujunenud olukorrast tõsiselt häiritud ning palub teie isiklikku sekkumist Sajus Korhimprommi kitsalt ametkondliku hoiaku läbi tekkinud probleemidega, mis ähvardab kogu meie maakirdepiirkonda soovimatute, ülimatult keerukate tagajärgedega. Täitsin seltsimees Peekmani palve. Nagu ma juba ütlesin, viibides konkreetses ametkonnas. Eesti kommunist. Kas kaevandada kavatsetava fosforiidi maagi omahinna planeerimisel Fosforiidi maagi omahinna planeerimisel võetakse arvesse ka põllumajandusel ja kogu keskkonnale tekitatava kahju heastamiseks vajalikud ning muud sellised kulutused. Või kujuneb asi nii, et toodetakse hästi odavat fosforiiti, kahjude katmiseks otsitakse ka raha mujalt. Seltsimees Mustjõgi, palun. Kõik kahjud võetakse arvesse ja arvestatakse. Nii, Eesti kommunist. Eesti kommunist. Praktika näitab, et kui on tegemist otsese majandusliku kasu saamisega, osutavad riiklike inspektsioonide ettekirjutused korra loomiseks üsna viljatuks. Milline kontrollisüsteem tuleks luua, et fosforiidi kaevandamisel peetaks rangelt kinni kehtestatud nõuetest? Seltsimees Nõmsalu, palun. No kõigepealt see väärib alla kriipsutamist, et maapõuekoodeks meil ei luba maapõuevarade kaevandamisel teha kahju ei maale endale, metsale, veele, õhule ning et meil praegu on loodud ka kindel süsteem, et neid ohtusid eelnevalt juba kontrollida ja vältida nende tekkimist. Eesotsas minu pärast kas või mäejärelevalve komiteega ning paljude teiste inspektsioonidega, keda meil on olemas. Sõltub muidugi nende tööst, aga eelkõige aga maavarade kasutajast endist, antud juhul siis meie Eesti fosforiidist, kes peab tagama ohutu töö ümbruskonnale. Senini on paljudes osades ka puudujääke, sõltuvalt sellest muidugi peaks siis tõhustuma meil ka tulevasel kaevandamisel kontrolli osakaalu.
Kõik jah, aitäh. Võib-olla omalt poolt võiksin lisada, et nagu te teate, möödunud aasta 25. augustil ilmus Nõukogude Liidu Kommunistpartei Keskkomitee, Nõukogude Liidu Ülemnõukogu presiidiumi ja ministrite nõukogu ühismäärus, kus nähti ette vabariikide riiklike looduskaitsekomiteede moodustamine. See ei ole päevakorrast maha võetud ja lisaks nendele paljudele ametkondadele, kes praegu teostavad järelevalvet kontrolli, peaks üldriiklik järelevalve minema selle kätesse. Ja see on päevakorras. Edasi, Eesti Kommunist. Kuna probleem puudutab kogu vabariigi üldsust, on ettepanek korraldada massikommunikatsioonivahendite abil diskussioon, kas hakata fosforiiti kaevandama või mitte. Oma sõna peaksid ütlema eeskätt teadlased, tootjad, tarbijad. Seejärel aga korraldada referendum. Milline on teie arvamus selle ettepaneku kohta? Diskussioon käib, ainult olgu ta aus. See on üks. Ja teiseks, mis puudutab tema arutelut riiklikul tasemel, edasi on ka see küsimus esitatud, nähtavasti võiksime teha sellise ettepaneku meie Ülemnõukogu presiidiumile ja kogu Ülemnõukogule arutada seda juba, nagu öeldakse, vabariigi kõige kõrgemal seadusandlikul foorumil. Räägime ja kirjutame palju fosforiidimaardlate kasutamisest ajakirjalt Piker. Kas lõplik otsuse õigus on meie vabariigi valitsusel? Jaa, on. Eesti Raadio. Kas Eesti NSV ministrite nõukogu on pöördunud asjaomaste liiduliste organite poole selgitamaks, millised pöördumatud negatiivsed tagajärgi põhjustab fosforiidimaardlate kasutusele võtmine Eesti NSV looduskeskkonnale ning sellest tulenevalt ka inimeste elamistingimustele? Ja on, ma rääkisin. Akadeemik Mihkel Veidermaa teatas, et Rakvere fosforiidimaardla on üle antud kasutamiseks NSV Liidu mineraalväetiste tootmise ministeeriumile, kes, millal, millise dokumendiga ja millistel tingimustel selle maardla üle andis. Miks ei ole sellest ametlikult ja avalikult teatatud? Kuivõrd Veidermaa kirjutas, siis Veidermaa ka vastab. Ja siin on tegemist eksitusega. Ma pole kunagi ütelnud, et Rakvere maardla oleks üle antud aruministeeriumile. Ma ütlesin seda Toolse maardla kohta. Toolse maardla varud teatavasti kinnitati 1972. aastal ja seejärel anti tõepoolest üle ekspluateerimiseks tolleaegsele keemiatööstuse ministeeriumile. Kuid nagu siin juba oli öeldud, 1983. aastal võeti vastu otsus peatada Toolse kaevanduse projekteerimine. Nii, aitäh. Tehnika tootmine. Rakvere rajooni ja kogu Põhja-Eesti seisukohalt on lubamatu fosforiidi kaevandamine olemasoleva tehnoloogia põhjal. Vaevalt, et ka üldriiklikes huvides on põhjendatud korvamatu kahju tekitamine sealsele elukeskkonnale ja kõrgelt arenenud põllumajandusele ning Eestis suure osa põhjaveevarudele. Kas ja kuidas tagatakse, et Rakvere ja Toolse fosforiidimaardlate kasutusele võtmisel ei langetata ennatlikke otsuseid ühe üleliidulise ametkonna huvides? Ma usun, et me sellele juba täna vastasime. Nii normatiivsete meetoditega kui ka meie teadliku tegevusega. Teine küsimus. Senised kogemused näitavad, et keegi ei hakka meie probleeme meie eest lahendama, vaid see töö tuleb teha meil endile ära. Täiesti õige. Kuidas on plaanis korraldada Kirde-Eesti maavarade ekspluateerimisega seotud probleemide kompleksne uurimine? Kas luuakse spetsiaalne instituut ja kui, siis millal? Või on Eesti NSV ministrite nõukogul teisi lahendusi? No esiteks tahaks öelda, ja avalikkusele on see teatavaks tehtud, on koostatud Kirde-Eesti nii loodusvarade kasutamise kui looduskaitse sihtkompleks-programm, mis on laia meie teadlaste ringkondade ja praktikute poolt kokku pandud ja kinnitatuna 1985. aasta lõpul. See tegutseb, seda järgitakse ja sellest kõrvale kaldumist ei lubata. Kompleksne uurimine konkreetse probleemi osas, ma nimetasin sellise ettepanekuga, me läheme välja nii liidu organitesse ühest küljest kui teisest küljest, ise formeerume ümber meie Eesti geoloogia uurimistööd selleks, et nad oleksid sisukamad, kvaliteetsemad ja komplekssemad võrreldes sellega, mida tehakse tänaseks päevaks.
Kuidas hindate meie geoloogiavalitsuse senist tegevust fosforiidi probleemi lahendamisel? Ma juba hinnangu andsin mitte ainult enda nimel, vaid valitsuse nimel, kes eile selle hinnangu tunnistas mitteküllaldaseks, tähendab tööde osas mitteküllaldamiseks ja koos sellega nägi ette meetmed nende tööde parandamiseks ning kvaliteedi tõstmiseks. Mis saab fosforiidi kaevandamisel Lääne-Kabala põlevkivist? Kes peaks selle maardla vastu huvi tundma? Kas seoses sellega ei tundu jälle, et tarvis läheks Rakvere rajooni maapõuevarasid kompleksselt uurivat vabariigi sisest organisatsiooni, kes lahendaks hiljem ka tootmisküsimused loomulikult nii kaevandamise üldise, kui kaevandamine üldse osutub otstarbekaks. Kui kaevandamine üldse osutub otstarbekaks, siis meil Eestis on olemas üks ainus tootmiskoondis, on Eesti fosforiit ja veel teist Eesti fosforiiti või mingit Rakvere fosforiiti kavas luua ei ole. Kolmandaks, teatavasti loobuti 1983. aastal plaanidest rajada Toolse fosforiidi karjäär, vähemalt senikavaks, kuni osata Dioktoneema kildaga midagi peale hakata. Miks räägitakse sellest karjäärist praegu uuesti, nagu poleks kokkulepet olnudki? Mingeid pöördelisi avastusi Dioktoneema kilda utiliseerimise ja keskkonnale ohutuse muutmise alal, aga pole ju tehtud. Tõesti ei ole ja sellepärast meie ei räägi. Ja ei räägi ka need, kes, ma usun, loevad tõepärast informatsiooni. Neljas. Kuidas saavad Moskva projektasutused kaevandust üldse projekteerida, kui juhtivad mäeteadlased väidavad? Praegusel hetkel puudub igasugune kasutamiskõlblik tehnoloogia Eesti fosforiitide väljastamiseks. Kas säärane tegevus pole hoopiski riigi raha tuulde loopimine? Paluksime seltsimees Veidermaa. Praegu teatavasti kaevanduse projekteerimist ei toimu. Ja projekteerimine peab lähtuma tõepärastest, komplekssetest lähteandmetest. Nagu siin juba juttu oli, on praegu läbitöötamisel põhiliselt üks kaevandamise variant. See on tehistervikutega ehk täitmine juba tarduva seguga. Seda küsimus uuritakse ühes küljes meie vabariigis, teises küljes vastavas üleliidulises instituudis ja ma juba rõhutasin seda, et on vaja kindlustada nende uurimiste komplekssust, et saada korralikke tõepäraseid lähteandmeid. Aitäh. Rahva hääl. Kui palju kaevandatakse aastas maardu fosforiidimaaki, millise kontsentratsioonini see rikastatakse? Kui suur osa maardu fosforiidimaagist läheb praktiliselt ebaefektiivse fosforiidijahu tootmiseks, mis on tehtud selleks, et kogu siin kaevandatav fosforiit töödeldakse täisväärtuslikuks fosforväetiseks? Ja прошу, товарищ Ревкуц, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Товарищи, на марту добыча фосфоритной руды составляет в 1986 году 732 985 тонн. Да, микрофон. Добыча фосфоритной руды на марту составляет в 1986 году 732 985 тонн. В 1987 году планируется добыть 705 тысяч тонн, на 27 тысяч меньше. Содержание в руде фосфорного ангидрида составляет 9–11%. Содержание фосфорного ангидрида в обогащенной фосфоритной муке составляет 28%. Направляется фосфоритная мука для сельского хозяйства. В 1986 году направлено 71 248 тонн. В 1987 году планируется поставить 71 400 тонн. В 1988 году эта доля уменьшается до 25 тысяч тонн, что составляет 15% от всего выпуска фосфоритной муки. При этом следует отметить, что поставки осуществляются по прямым договорам с областями страны, где необходим этот тип удобрений. В дальнейшем предусматривается
исключить поставку фосмуки, выработанной из прибалтийских фосфоритов, и ее заменит фосфоритная мука, выработанная из актюбинских фосфоритов на Челесайском фосфоритном руднике, расположенном в Казахской ССР. Ввод Челесайского фосфорудника осуществляется в 1987 году. Сейчас идет период освоения. 60% фосфоритного концентрата в настоящее время направляется для дальнейшей химической переработки выпуска суперфосфата. А в 13-й пятилетке фосфоритный концентрат, как сказал уже председатель Совета министров Эстонской ССР товарищ Сау, будет направляться полностью на дальнейшую химическую переработку в завод Нитроаммофоски в Кохтва-Ярве. Это стало возможным с 1983 года после разработки эффективной технологии и схемы обогащения фосфоритов с получением фосфоритного концентрата с содержанием фосфорного ангидрида P2O5 28%. Эта технология внедрена на обогатительной фабрике производственного объединения «Эстонфосфорит» и стабильно обеспечивает выпуск высококачественного продукта. Автором этой технологии в 1986 году присуждена премия Совета министров Эстонской ССР. Один из авторов, академик товарищ Вейдерма, находится здесь и может прокомментировать важность решения этой проблемы для всего народного хозяйства страны. Kas seltsimees Veidermaa lisab midagi? Ma tahaks lisada Eesti fosforiidi keemilise töötamise osas. Pikemat aega on seda uuritud ja mitte ainult Tallinna Polütehnilises instituudis, vaid ka liidulistes uurimisinstituutides. Esialgu meie töötasime kontsentraadiproovidega, mis saadi laboratooriumis. Senikaua, kuni ei olnud juurutatud vastav efektiivne tehnoloogia tootmises, see ei saanud realiseeruda. Nagu ütles Eesti fosforiidi peadirektor seltsimees Revkuts, alates 1983. aastast Maardus juurutati uus tehnoloogia. See lõi reaalsed võimalused Eesti fosforiidi keemiliseks töötamiseks. Mind juba järgmisel aastal hakati seda kontsentraati ära kasutama topelt superfosfaadi tootmiseks. See on kõige kontsentreerituma fosforväetise tootmiseks, mis sisaldab umbes 42% P2O5. Kuna vastavat ettevõtet meie vabariigis ei olnud, siis see realiseeriti Balakova keemiatehases. Me oleme uurinud teisi variante Eesti fosforiidi töötlemiseks, liitväetiste sealjuures nitroammofoska saamiseks ja näidanud, et meie fosforiit on hea tooraine vastavate väetiste tootmiseks. Ja ei ole kahtlust, et kui meil saab olema meie tooraine, siis selle alusel saab toota Kohtla-Järvel ehitatavas liitväetiste tehastes ka nitroammofoska. Me oleme püüdnud kaasa tõmmata mitte ainult Nõukogude Liidu organisatsioone sellesse töösse, vaid näiteks ka Soome firmasid. Ja 2 nädalat tagasi ma sain Soome firmalt Kemira aruande nende töödes Kabala fosforiidi rikastamise osas. Ning tänu selektiivsete flotatsioonireagentide kasutamisele saadi seal veendunult kontsentraat, mis sisaldab 33% P2O5 ja sealjuures eraldusastmega üle 90%. Tähendab kontsentraat, mis on maailma kõige paremate kontsentraatide tasemel. Niisiis, me peame minema järjekindlalt edasi selles suunas, et seda kvaliteetset toorainet ka kvaliteetselt kasutama. Nii, aitäh. Teine küsimus rahvahäälelt on, kas ja mida on tehtud ka väljaspool Eestit kasutusel olevate fosforiirimaardlate toormest efektiivsemate fosforväetiste valmistamise tehnoloogia loomiseks ja ma loen, et seltsimees Veidermaa vastas sellele küsimusele praegu ära. Kolmas küsimus. Kas on välistatud, et fosforiidimaagi kõrge hind maailmaturul ja valuutanappus sunnivad meid alustama kaevandamist enne sellega seondavate küsimuste
kompleksset teaduslikku uurimist ning keskkonnasõbralike tootmis- ja töötlemisviiside väljatöötamist ja on välistatud. Edasi. Kas on analüüsitud, milline oleks põllumajanduse kahju, kui kõnes olevat fosforväetisi ei saada? Võib-olla on saakide adekvaatseks tõstmiseks muid abinõusid. Ma usun, et me juba sissejuhatavas osas vastasime sellele. Rakvere fosforiidimaardlate kasutuselevõtt puudutab suurt osa meie vabariigist. Kas ei ole kavas arutada kõiki sellega seonduvaid küsimusi Eesti NSV Ülemnõukogu istungjärgu? Teeme ettepaneku. Eesti loodus. Kas ei peaks avalikustama fosforiidi ja fosforfäätiste raiskamise kogu Nõukogude Liidus? Osu võib öelda kohe, jaa, palun. Praegu ei ole keelatud, nagu öeldakse, kriitikatsoone tervikuna, mitte ainult Nõukogude Liidus, vaid ka meil Eestimaal. Võib arvata, et kaod teel kaevandusest taimeni ületavad isegi mitmeid kordi kaevandatava kabala fosforiidi kaevanduse toodangu. No see on juba küsimus. Kahjuks pole arvulised andmed kadude kohta seni avalikus trükkis ilmunud, ega majandusteadlased saaksid ehk siiski kokku rehkendada, mitu kümnendikku protsenti kaevandatud toormest lõpuks taime kaudu meie toidulauale jõuab. Ma olen teiega nõus, et kahjuks mineraalväetiste hoidmise probleemid on meil tõesti käest ära ja sellega on tegelenud nii meie rahvakontroll kui muud kontrolli küsimused ja paljusid inimesi ka vastutusele võetud selle eest. Kuid nagu öeldakse, üks ei välista teist ja nende arvel me toitlustusprogrammi ei lahenda. Kui tahetakse ja suudetakse panna piir raiskamisele, võiks Rakvere maarda oodata aegu, mil uue tooraine järele tekib tõeline, mitte ebaperemehelikkusest sündinud näilik vajadus. Piltlikult öeldes, kas meie vabariigil kui peremehel on õigus või pigem kohustus keelduda uue leivapätsi lahti lõikamisest seni, kuni eelmise söömise asemel laua alla pudistatakse. Ma mõtlen, meie praegu tunneme hoolt selle eest, et see leivapäts oleks meil laual ja ma usun, see on meie ühine ülesanne ja ühine hool. Eesti loodus. Riigi klimaatilis mullastiklikes tingimustes on taimed fosforiidijahu fosforist suutelised omandama, akadeemik Veidermaa labori andmetel saab Eesti fosforiitidest valmistada väga häid väetisi. Miks ei ole neid seni tööstuslikult toodetud? Kus on rakendatud kas või proovitudki vastavat tööstustehnoloogiat. Maardu toorme baasil oleks saanud seda teha juba aastakümneid. Ometi teame, et kuigi Maardu annab fosforiidijahu kõrval ka topelt superfosfaati, toodetakse viimast ju sisseveetavast koola apatiidist, kasutades meie kohalikku fosforiiti vaid neutraliseerimiseks, Endel Lippmaa andmetel. Jääma uskuma Jüri Jampolit, kelle sõnutsi Rakvere fosforiiti tahetakse kaevandada eelkõige fosforiidijahu tootmise kolmekordistamiseks. Kes garanteerib, et seda ei juhtu, räägivad ju meie teadlased ja põllumehed juba rohkem kui 10 aastat kõva häälega, et fosforiidijahu tootmine on kuritegelik raiskamine, ometi tootmine jätkub. Sellest Veidermaa küll vasta, aga ma usun, et ta lisab midagi. Kui rääkida siin tootmistehnoloogiast, ma pean ütlema, et tootmistehnoloogia Eesti fosforiidist lihtsuperfosfaadi valmistamiseks oli juba enne sõda. Viidi läbi vastavad tööstuslikud katsetused Saksamaal ja Inglismaal, mis näitasid, et on võimalik saada temast lihtsuperfosfaati, korralikku lihtsuperfosfaati lähtudes selle aja nõuetest. On olemas tootmistehnoloogia, mis on realiseeritud topeltsuperfosfaadi saamiseks, millest ma juba rääkisin ja mis praegu tegelikkuses toimub. Võib-olla vajab selgitust, miks ei saa või miks Maardus superfosfaati, lihtsuperfosfaati ei valmistata kohalikust fosforiidist, vaid sisseveetavast apatiidist. Ma seletaks seda järgmiselt. Nimelt, nagu öeldud, Maardus toodetakse fosforiiti, mis sisaldab 28% B2-viini. Koola apatiidi kontsentraati, mida praegu kasutatakse, selles on 39,5% B2-viini. Järelikult ikkagi fosforiidi kontsentraat on vaesem kasuliku aine sisalduselt umbes 10% võrra. Kui valmistatakse lihtsuperfosfaati, siis kogu tooraine
kõik reagendid, kõik ballastained lähevad produkti koosseisu. Ja muidugi, kui tooraine on lahjem, siis ka produktsioon on lahjem. Ja nii kui Maardus praegu koolaapatiidi baasil saadakse superfosfaati, mis sisaldab 21% B2-viit, siis kasutades seal 28% fosforiidi kontsentraati, me võime saada heal juhul superfosfaadi, mis sisaldab 15% B2-viit. Tähendab, see viiks paratamatult toodetava lihtsuperfosfaadi kasuliku aine sisalduse vähenemisele. Samal ajal aga tõuseb küsimus, kuidas me siis pakume välja Eesti fosforiidi kasutamist kontsentreeritud ja liitväetiste tootmise. Nimelt, selle tootmise juures on vaheaste, mille käigus ballastained välja filtreeritakse. Ja tänu sellele tooraine kvaliteet enam ei mõju otseselt produktsiooni kvaliteedile. Ballastained tootmise tehnoloogias eraldatakse. Ja nii me saame Eesti fosforiidist praktiliselt neid sama kvaliteediga kontsentreeritud fosfori ja liitväetisi, nagu me seda võime saada apatiidist. Tänu sellisele tehnoloogiale. Aitäh!